Kodanikuühiskond minu jaoks tähendab seda, et inimesel, kes siia maailma tuleb ja kes Eestis elab, tegelikult on terve hulk erinevaid kohustusi, vastutusi, aga ka sellega kaasnevad mitmed rõõmud. Kõigepealt, kuidas me siia tuleme, siia maailma ja kuidas me Eestisse tuleme ja tekime. Ja see, kuidas me õpime, kuidas me käitume alates lapsepõlvest, sellest tegelikult formeerub meie iseloom, meie taust ja see on see, kellena me muutume, kui me oleme juba täiskasvanud inimesed. Nii et olles arsti rollis, ma arvan, et ma pean inimesi aitama ja mõtlema selle peale, et patsient minu jaoks on kõige olulisem figuur maailmas. Aga teiselt pool, kui ma tulen koju õhtul, siis ma pean olema see inimene, kes hoolitseb oma laste eest, oma abikaasa eest, vanemate eest. Nii et olles kodanik, ma pean olema selline, kes mõtleb nii töö peale kui ka pere peale, kui ka mõtleb võib-olla tervikuna ka riigi peale, siis kui tekib näiteks kriis riigis, siis kodanikuna pean ma reageerima sellele, olenemata sellest, kas ma võib-olla tahan või mitte, aga see ongi minu kodaniku kohustus. Tavainimene, kes liigub mööda tänavad ja kui ma näen, et keegi vajab abi, siis ma olen see, kes tuleb esimesena kohale ja ütleb potentsiaalsele patsiendile, tere, mis teiega juhtus ja kuidas ma saan aidata. Need on need väiksed sammud, millest koosnevad kodaniku kohustused meie ühiskonnas. Aga need on ka meie rõõmud, sest pärast, kui sa said hakkama sellega, siis sul on väga hea meel, et sa seda tegid. Nii et sa aitasid kedagi.